Marimetsa kapi juurest liikusime edasi Hawaii Expressi Estonian kapi juurde ja püüdsime kinni siit Allari, tere! Tere, tere! No nii, rattalaadal olete sattunud, te olete ju väga staažikas maastikurattasari juba. Mis te siis seekord erilist toote siia rattalaadale? No ma alustan sellest, et uhkustamisest, et Estonian Cup, ma pean selle välja ütlema, et Hawaii Express Estonian Cup on Eesti täna õnneks veel suurim rattaspordisari üritus ja vaatamata sellele, et vaenlane ei maga, nagu te näete, Marimetsa Cup ja siin on neid teisigi, eks ole, et kui siin rääkida sellest, et täna on ju Eesti rattaspordi kalendris minu teada seal lausa 200 võistlust. Ehk siis tegelikult on ju kõik nädalavahetused juba kinni ja isegi nädala sees on Eestis võistlused. Ja noh, vaatamata sellele on ikkagi hea meel, et noh, me kuidagi liigume seda sama suunda nagu madalmaad, ehk siis tegelikult on nendel juba täna igal päeval üks võistlus. Nii et meil arenemisruumi veel on. Aga loodetavasti meie jääme suurimaks. Aga küsimuse juurde tulles siis uut, et ega me oleme ikkagi traditsioonidega üritus, et me oma põhiväärtusi seal väga palju muuta ei saa. No, mis on teie põhiväärtused? No meie programm ja see, et sellest, mis sest, et ta tegelikult on terve pereüritus, rahvaspordiüritus, on ta tegelikult kujunenud ka Eesti oma näol nagu liigaks või ütleme prestiižseks ürituseks, mida tahaks kindlasti nii individuaalselt kui ka võistkondlikult võita. Et me oleme eriti uhked selle üle, et meil on üle 100 võistkonna, millest enamuse tegelikult moodustavad ju asutused ja ettevõtted, kes panevad väga kenasti oma inimesed oma brändinguga riidesse ja tulevad kollektiivselt starti, et see on see, mille peale me nagu tõesti uhked oleme ja tahame, et see niimoodi jätkuks, et tõesti asutustel ja ettevõtetel oleks huvi ja motivatsiooni oma inimesi sportimisel toetada. Teie distantsid on ju, eks ju, poolmaraton ja maraton? Jah, et kellelgi ei jääks muljet, et me siin tegeleme maailmakarika etappide korraldamisega, seda kindlasti mitte, et me kuidagi voolime oma pikemaid distantse selliselt, et ta oleks kusagil võitjale 2 tunni piires ja ütleme poolel maal siis täpselt poolel lühem ehk siis tunni aja piires. Aga lisaks oleme nüüd väga tõsiselt hakanud veel suhtuma sellesse, mis nädal aega varem toimub, ehk me kutsume inimesi rada vaatama, samal ajal ka matkama. Ehk ka meie matkasõidud on kõvasti nüüd kasvanud ja hoogu juurde saanud ja uut on seda nii palju, et järgmisel aastal on Shimano meie matkasõitude nimitoetaja ja me hakkame lugema kordi, mitu korda inimene on käinud meil matkasõidul osalemas ja kui ta on vähemalt 8 etapil 5 käinud, siis Shimano lubas panna välja oma mõne toote kingituseks hooaja lõpus sellele inimesele. Aha, aga teil on ju praegu ka üks toode loosimisel väljas, äkki räägite sellest? Jah, sellel aastal oleme loosinud terve hooaja vältel igal etapil 10 inimest, kes siis täna toimub siis finaal, kui toimub sarja kokkuvõtte audustamine Venus Clubis ja seal siis loositakse välja siis see kena paksukene. See sama fatbike, millega ma just sõitsin hetk tagasi. Sama paksukene loositakse seal täna välja, 80 inimest, kõigepealt valitakse välja 10, siis 5, siis 2 ja lõpuks nende hulgas siis keegi saab selle endale. Väga pingeline igatahes. Jah, igal juhul pingeline ja see, kindlasti me mõtleme ka selle aasta, nüüd 2016. aasta lõpuks mingi kompveki välja, millega siis inimesi hooaja lõpus üllatada ja mida siis nagu välja loosida. Aga millal teil hooaeg algab seal kõrvaltelgis? Pidin juba 22. mail olema valmis võistlusele minema. Millal ma siis teiega saaksin ühineda? No meie üritused hakkavad sellel aastal ootamatult vara. Esimene etapp on 30. aprillil ja matk nädal aega veel varem. Ja lõpetame siis 10. septembril. Ja arvata võib, et see hooaja lõpetamine ja rattalaat samamoodi nagu tänamusel aastal, et siis hooaja lõpus siis audustamine ja pidu ja tort ja nii edasi, nagu meil see traditsiooniks on olnud. Tahaks veel öelda seda, et sellel aastal üks meie etappidest kvalifitseerus Eesti meistrivõistlusteks maratonis. See saab olema suve keskel juulis
Raplamaa rattamaraton. Selle ürituse käigus mängitakse välja ka selle järgmise aasta Eesti meistrivõistluste medalid maratonisõidus. Nii kõlab hästi. Veel, kõik ei tule kohe meelde, aga me oleme lubanud välja, et lastesõitudest me toodame ise oma sarjast, produtseerime saateid ja sellel aastal meil nunnumeeter põhja kahjuks ei läinud, see tähendab seda, et me lapsi väga vähe näitasime, seda viga me tahame kindlasti parandada järgmisel aastal. Nii et järgmiseks aastaks on suured plaanid ja tasub tulla siia siis ennast registreerida, tasub tulla vaatama seda pingelist võistlust, mille põhjal siis lositakse välja varsti see Fatbike, millega ma sõitsin ja tõesti, või veel midagi tuli meelde. Oluline, täna kui meil sellel aastal oli 6 uut etappi, me võtsime uued asukohad, siis sellel aastal me tahame leida uusi inimesi ja selle tõttu me oleme rattalaadal välja käinud sellise võimaluse, et kui sa leiad 2 uut inimest, kes seal lõppenud hooajal ei startinud, siis sa saad ise tasuta. Vot nii, otsige oma 2 sõpra välja. On juba võimalik neid kindlasti leida. Absoluutselt, haarakesid 2 inimest rattalaadalt, tulge registreerige ennast ära ja saate tasuta ise osalema minna juba. Aga aitäh teile!